Lähiajalugu on 20. sajandi ajalugu. Aeg, mis kujundas maailma selliseks, nagu me seda täna tunneme. Selle sajandi jooksul toimusid 2 maailmasõda, kadusid suured impeeriumid ja sündisid uued riigid. Teadus, tehnika ja kultuur arenesid tohutu kiirusega. Eestlaste jaoks oli see aeg täis suuri muutusi. Kord saime iseseisvaks, siis kaotasime selle ja lõpuks võitlesime selle uuesti välja. Meie lugu algab Esimese maailmasõjaga, mis pani liikuma sündmused, mis viisid Eesti oma riigi sünnini. Esimene maailmasõda nõrgestas Venemaad rängalt. Sõdurid olid väsinud, rahvas nälgis ja riik lagunes. 1917. aasta märtsis loobus tsaar troonist. See oli tohutu muutus. Venemaal polnud tsaarivõim kunagi varem nii kokku kukkunud. Uus valitsus lubas rahvale rohkem õigusi, kuid olukord ei paranenud. Sama aasta sügisel haarasid võimu kommunistid, kes lubasid kiireid ja radikaalseid muutusi. Algaski kodusõda. Eesti poliitikud mõistsid, et sellises segaduses ei ole võimalik jääda Venemaa koosseisu. Kui Venemaa ise lagunes, tekkis esimest korda võimalus rääkida Eesti iseseisvusest. Eeskujuks oli Soome, mis kuulutas end iseseisvaks juba detsembris 1917. Eestlased pidid tegutsema kiiresti. Saksa väed lähenesid ja iga päev võis olla viimane võimalus oma riik välja kuulutada. 24. veebruar 1918 on üks tähtsamaid päevi Eesti ajaloos. Sel päeval loeti suuremates linnades ette iseseisvusmanifest. Dokument, mis kuulutas välja Eesti Vabariigi. Manifesti ettelugemine polnud sugugi lihtne. Tallinnas valitsesid veel kommunistid, Saksa väed lähenesid ja linnad olid segaduses. Seetõttu loeti manifest esimesena ette hoopis Pärnus, Endla teatri rõdult. Alles järgmisel päeval jõuti sellega Tallinna. Kui sinimustvalge lipp tõmmati Pika Hermanni torni, oli see esimest korda Eesti ajaloos, kui meie rahvuslipp lehvis oma riigi märgina. Kuid rõõm ei kestnud kaua. Juba järgmisel päeval võtsid Saksa väed Eesti üle. Eesti riik jäi esialgu vaid paberile. Tegelik töö sai alata alles siis, kui Saksamaa Esimese maailmasõja lõpus taandus. Kui Saksa väed lahkusid, tungis Eestisse Punaarmee. Noorel riigil polnud veel oma armeed, relvi ega varustust. Kõik tuli luua sõja käigus. Valitsus kutsus mehi vabatahtlikult liituma ja vastus oli üllatavalt suur. Sõtta läksid 1000 mehed, nende seas ka koolipoisid, kes olid vaid 15 ja 16 aastased. Ka Soomest saabus vabatahtlikke. Inglismaa saatis relvi ja varustust. Eesti väed kasutasid nutikaid lahendusi, näiteks soomusrongid, liikuvad kindlused, mis suutsid kiiresti rindejoont muuta. Need rongid said vabadussõja üheks sümboliks. Raskete lahingutega peatati Punaarmee ja tõrjuti Eesti piiridest välja. 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahu. Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust ja noor riik sai lõpuks hakata rahus arenema. Konstantin Päts oli üks Eesti riigi loojatest ja kõige mõjukamaid poliitikuid. Ta sündis taluperes, õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust ja tõusis kiiresti poliitikasse. Päts andis välja ajalehte Teataja, mis oli oluline eestlaste ärkamisaja häälekandja. Tema juhtimisel kuulutati 24. veebruaril 1918 välja Eesti Vabariik. Päts oli ka üks neist, kes otsustas, et kommunistidele ei tohi järele anda ja tuleb alustada vabadussõda. See oli julge otsus, sest Eesti oli tol hetkel peaaegu kaitsetu. 1920. kuni 1930. aastatel oli Päts korduvalt riigi eesotsas. Tema juhtimisel arenes Eesti kiiresti, loodi uusi koole, ehitati teid, arenes majandus. Kuid Pätsi tegevuses oli ka vastuolulisi hetki. 1930. aastate lõpus koondas ta liiga palju võimu enda kätte ja tõrjus poliitilised vastased kõrvale. See on tekitanud palju arutelusid ka tänapäeval. Tema elu lõppes traagiliselt. Nõukogude Liit arreteeris ta ja viis Venemaale, kus ta suri vangistuses. Ometi jääb ta Eesti riigi sünni üheks keskseks kujuks. Eesti iseseisvuse lugu pole ainult meeste lugu. Väga tähtis roll oli ka naistel. Üks silmapaistvamaid oli Mari Raamot, õpetaja, ühiskonnategelane ja tõeline eestluse kandja.
Mari ja tema abikaasa Jaan Raamot asutasid esimese tütarlaste põllutöö ja majapidamiskooli. See aitas tuua Eesti taludesse uusi teadmisi ja paremaid töövõtteid. Vabadussõja ajal oli vaja toetada sõdureid ja hoida kodurinne tugev. Mari Raamoti eestvedamisel loodi Naiskodukaitse, organisatsioon, kus naised valmistasid toitu, hooldasid haavatuid, korraldasid varustust ja aitasid riiki igal võimalikul moel. Naiskodukaitsesse kuulumist peeti auasjaks. See näitas, et Eesti iseseisvuse eest võitles kogu rahvas, nii mehed kui naised. Pärast vabadussõda algas Eestis kiire areng. Talud said elektri, põllutöömasinad ja paremad tööriistad. Eesti võid ja peekonit hakati müüma välismaale. Koolid muutusid eestikeelseks. Vanade puukoolimajade asemel ehitati uued, valgusküllased hooned. Tartu Ülikool alustas tööd eestikeelsena. See oli tohutu samm rahvuskultuuri arengus. Linnades ilmusid telefonid, raadiod ja esimesed autod. Inimesed hakkasid rohkem reisima, sportima ja osalema kultuuriseltsides. Eesti muutus kiiresti moodsaks Euroopa riigiks. See oli aeg, mil eestlased tundsid uhkust oma riigi üle ja uskusid tulevikku. Eesti iseseisvumine ei olnud lihtne. See sündis sõdade, segaduste ja suurte otsuste keskel. Kuid tänu julgusele, tarkusele ja ühtsusele suutsid eestlased luua oma riigi. See lugu tuletab meile meelde, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. See on midagi, mida tuleb hoida, väärtustada ja edasi kanda. Ajalugu elab meie ümber. Õpi, avasta ja küsi.